Alguses tundus see mahajäetud maja lihtsalt järjekordse unustatud koduna. Vaikne, puutumata ja peaaegu tavaline. Kuid kõik muutus hetkel, kui Luke leidis ühe sahtli põhjast peidetud fotoalbumi. Peagi sai selgeks, et see oli üks kõige täielikumaid ja isiklikumaid perekonnaarhiive, mida me kunagi leidnud oleme. Enamiku oma olemasolust mahajäetud paigana elas siin suur perekond. Perekond, keda sidusid tugevad suhted, paljud kired ja pikk ajalugu, mis oli selle majaga seotud. Selle maja vanaisa teenis isegi Prantsuse 5. jalaväeüksuses, mis tegutses Esimese maailmasõja ajal ja üks Prantsusmaa kuulsamaid sõjaväeüksusi. Maja on endiselt täis antiikesemeid ja esemeid, mis pärinevad mitmest põlvkonnast, igaüks neist kandes endas killukest perekonna minevikust. Aja jooksul kolis perekond aeglaselt minema, kuni lõpuks jäi alles vaid üks inimene. See inimene oli Jeanne, vanaema, kes elas 92-aastaseks. Nende seinte vahel, fotoalbumis ja kogu majas näeme siiani tema 92. sünnipäeva intiimseid hetki. Tema pere kogunes tema ümber. Hetked olid ajast tardunud. Keegi elas siin edasi kuni 2016 aastani. See polnud enam John, vaid tõenäoliselt üks tema lastest, kes jäi pärast tema surma siia elama. Nüüd on alles vaid mälestused. Maja seisab vaikuses ja pere, keda see kunagi hoidis, on ajalukku kadunud. Tule meiega sellele rännakule läbi Johni elu. Tere tulemast tagasi kõigile Bros of Decay kanalile ja me filmime täiesti uskumatut kohta Prantsusmaal. Selles majas on kõik endiste omanike asjad alles jäetud, kuid sees on üks eriline asi. Seal on täielik fotoalbum nende kogu elust, kaanest kaaneni. See on endiselt seal ja me näitame teile seda fotoalbumit maja sees. Aga seal on pilte, kus nad seisavad siin sellel sillal, mis viib maja poole. Siin oli sõna otseses mõttes aed, kus neil olid oma köögiviljad ja neil oli väike veekanal. See on tegelikult väga maaliline ja see maja on nüüd olnud maha jäetud alates 2016 aastast. Aga me saime teada, et viimane omanik suri 2001 aastal, kui ta oli vaid 92 aastane. Tema nimi oli Jeanne, see oli naine, kes siin elas. Me ei tea täpselt, jah. Me ei tea, kes pärast seda siin majas elas. Tegelikult me ei tea isegi, kas keegi siin elas, aga hoonet on hooldatud. Jah, kindlasti. 2016 aastast alates pole seda enam keegi korras hoidnud. Mulle tõesti meeldib selle maja stiil. See on tõesti ilus. Selle ümber on väike valgeks värvitud aed, mida saab avada ja siis saad kinnistule siseneda. Ma arvan, et ajal, mil nad siia elama asusid, pidi siin olema palju vaiksem kui praegu. Siin pidi olema hoopis teistsugune õhkkond. Ma arvan, et see maja võis kuuluda siin lähedal oleva raudtee juurde, mis on siin lähedal. Mul on selline tunne, sest siin on maja ja otse seal, vaid mõne meetri kaugusel on raudtee. Nii et raudteerööpad on kohe siin üleval. Me pole veel ühtegi rongi näinud mööda sõitmas, aga jah. Jah, võib-olla vanasti sõitis siit rohkem ronge mööda. Aga on natuke imelik, et keegi ehitas oma maja nii lähedale raudteele tol ajal. Nad lihtsalt ehitasid oma majad põllule, aga võib-olla päris maja polnudki olemas, sest see maja on üsna vana. See on tõsi, mulle meeldib selle stiil, see on nii ilus. See pidi siin olema vähemalt 1950. aastatest alates. Need kivid ja see, kuidas need värviga kokku sobivad ja kõik muu on nii ilus. See on Siupauseks. See on selle koha uks, jah. Vau, ja isegi see valge osa, seda on näha, see on ilmselgelt väga hiljuti renoveeritud, aga ülejäänu on aastatega kinni kasvanud ja vagunenud, sest siin pole enam keegi elanud. Mulle meeldib alati näha, kuidas luude rohi mööda seina üles kasvab. See saab olema meie sissepääs, kuhu peab natuke ettevaatlikult minema, aga siit saame majja sisse. Ja kummaline osa selle juures on see, et kõik magamistoad on allkorrusel ja eluruumid on üleval korrusel. Jah, mulle tundub selle maja struktuur natuke imelik. Aga siin jõuame väga armsasse mahajäetud magamistuppa. Mulle tõesti väga meeldib see ja ma arvan, et see oli võib-olla laste magamistuba, aga võib-olla ka mitte. Ei, ma ei ole kindel, sest seal on midagi ilusat. Esimene asi, mida ma näitan, on kohe siin laual. Ma näitan sulle kõigepealt fotoalbumit. Jah, sest me just rääkisime fotoalbumist ja siin see on. Kõigi inimeste kogu elu on siin sees.
alates nende inimeste surmast, kes siin viimati elasid, alates Seanist, laste mängimisest. Vaata, see oli see naine, eks? jah, see on üks tema viimaseid fotosid. Ma arvan, et me usume, et see on tema poeg ja need on tema lapselapsed. Jaa. Siin näete neid jälle koos. Tegelikult on siin pildil kõik koos. See on tema poeg, Philippe, kui ma ei eksi. Ei, Pierre, täpselt. Nii et Pierre, tema naine, nende 2 last, nende 2 tütart ja Sean ise, pereema. Ma muutun veidi emotsionaalseks, kui näen midagi sellist ja inimesed küsivad alati, miks need pildid on nendesse kohtadesse jäänud. Aga see on ka küsimus meile endile. Me ei tea ka ise, sest neil on selgelt lapselapsed olemas. Ma näen, et kõik tema riided on ka veel siin, väga traditsioonilised prantsuse riided, nagu näha. Sellised riided, mida nad maal kannaksid. Me ei leia ka midagi tema abikaasa kohta, kuigi meil on olnud võimalus otsida. Isegi fotoalbumis pole midagi, mis ütleks meile, et tal oli abikaasa või midagi sellist. Ainus asi, mis mulle pähe tuleb, on see, et ta võis varakult lahkuda. Isegi tema ilus alus Singeri õmblusmasinaga on endiselt siin. Nööbid on ikka veel seal peal. Tükk kangast on endiselt selle sees. Singeri õmblusmasinad on lihtsalt nii stiilsed. Kõik on nende pealt täiuslikult tehtud ja ma arvan, et see töötab siiani. Tõesti. Ei, mulle meeldivad need alused ka sellepärast, et need on tegelikult nagu mööblise majas sees, need ei paista võõrana silma. Ilus. Ma soovin, et me teeksime siiani selliseid asju. Jah. Ja siis voodi ise on endiselt üles tehtud, padjad on ikka veel peal. Mulle meeldib see punane värv. Mulle meeldivad ka kõik need nipsasjakesed selle ümber. Jah. Seal on isegi kapp või sahtel. Ma tahan seda siin näidata. See on asi, mida me Prantsusmaal tihti leiame. Tegelikult on need 2 nukku plastikkestas, mis on kollektsionääridele mõeldud eseajast, mille inimesed neid kogusid. Ja seda naise illustratsiooni oleme me juba mitu korda näinud. Ja Prantsusmaal on tõesti huvitavaid nipsasjakesi, mis ikka ja jälle välja ilmuvad. Tundub, nagu nad oleksid neid kõik tasuta saanud või midagi sellist. Wow, kas see on päris lind? Ma ei usu, ei. Ei, see ei näinud hetkekski päris linnu moodi välja. Ja siis väike sirm siin, et nad saaksid selle taga riietuda. Ja siis toanurgas, seal, meil on prantsuse tualett. Sellel on isegi veepaak ja kõik muu. Ei tea, kas sa saad seda kaameral näidata? Ma ei saa seda korralikult näidata, see suur riidekapp on ees. Ja, see on nagu riidekapp, onni too ukse ees. Ja. Imelik. Väga kummaline, see peal on suled, üsna ilus. Mis see on? Chocolate degustier. Oh, wow. Väike taskupeegel. Jah, see on nagu väike peegel, see on tõesti hea. Isegi lael on tapeet ja mulle väga meeldib see tapeet, aga see koorub igalt poolt lahti, nagu näha. See on üsna eriline, pean ütlema. Ja see on nii prantslaslik, et lael on tapeet. Jah, nagu me eelmisel korral rääkisime, nad tõesti kulutasid palju aega tubade tapeetide kujundamisele. Jah. Kaunistusena. Jah, ja need joonduvad ideaalselt, nagu sa siin näed. See on rahulduspakkuv. Ja nad lõikasid ka seal tükke välja, et see näeks natuke läbimõeldum välja, mitte lihtsalt tapeet seinal. Mulle meeldib see. See on nagu... see on kraanikausi nurgi. Jah, väike kraanikaus. Jah, vau. Hüüdav. Konfuhter. Järgmine magamistuba, jälle väga prantsusepärane omadus. Kõik toad on majas omavahel ühendatud. Neil ei ole koridori, mis viiks igasse tuppa eraldi, mis tähendab peaaegu olematut privaatsust. Aga see on prantsusepärane, see on nii erinev eelmisest. Tõesti suur riidekapp, vau, kui tohutu. Isegi mulle meeldib see peegel seal, see ei avane isegi täielikult, see on täis voodipesu. Muidugi, nagu tavaliselt. Üleval on ilus kaunistus ja siis on meil siin ees paar pilti. Mida me näeme? Noorniu. Ma arvan, et see on üks lapselastest. Ja see tundub olevat väga hiljutine pilt. Jaa. Juba väga lagunenud. Ja siis on meil seal pilt noorest neiust.
see võis olla ka üks tütardest ja siis naine ise. Sa ei ole sinna nurka läinud. Oh, siin on beebifotod ju see, siin on nii hea kvaliteediga. See on tõesti ilus, kuidas see seal raamis ripub, see on nagu nööri otsas üleval rippumas. Öökapp selle kõrval marmorkattega ja siis vood ise on ka üsna eriline. Oh, ja sellel on sama disain nagu riidekapil. Ainult keskel olev kuul kukkus sellest välja. Kahjuks. Oh, see on natuke kohmakas. Oh yeah. Voodi on endiselt üles tehtud, nagu te kõik näete. Ja siia poole vaadates on meil siin seinal veel üks beebipilt. See näeb üsna kummaline välja, pean ütlema. Jah, nad näevad segaduses välja. Noh, neil on lihtsalt kujutatud küünlaga ja kõige muuga. Vaata siia, toa nurgas on isegi üks neist vanadest tolmuimejatest. Nagu enamik neist, mida me leiame Ameerika Ühendriikides, aga mõnikord kohtame lahedaid ka Euroopas. Jah. Tõsi. Wow. See foto on nii 1910-ndate moodi. Tol ajal oli pildistamine inimeste jaoks eriline sündmus. Mulle meeldib, kuidas tool on fookuses, aga tema mitte, sest ta oli lihtsalt liikuv laps. Siin seisab meil õlilamp, mitte küll terviklik, aga näeb ikkagi väga kena välja. Ja üks neist vanaaegsetest raadiotest, mulle meeldib neid näha. Point Blue Radio. Ma ei usu, et see enam töötab, vaadates selle seisukorda. See on ka väga tavaline foto, mida sa kogu aeg näed. Nagu nad riietaksid oma last, nagu mingisse religioossesse rolli. Ja siis sõduriks või midagi sellist. Jah, võib-olla kindral. Kindral. Jah, ma ei tea, mida number 5 tähendab, aga seal see on. Kardinad on samasugused nagu voodilina. Oh, hai! Äge, vau, mulle meeldib see tuba. Tegelikult ma alguses valetasin. Siin allkorrusel pole ainult magamistoad, vaid me jõuame ka väikese sööginurga ja köögiala juurde. See on nagu palju asju korraga. See on kindlasti maja sissepääs, nii et see on selle koha pea uks. Kui ma ei eksi. Jah, on küll. Niil oli ka seinakell. Ole lihtsalt õrn. Ma tahan selle lihtsalt avada. Hinged on väga õrnad, aga detail on ikka veel sees seal. Kas raskused on ikka veel seal sees? Jah. See on hallitanud ja laguneb, aga see on ikka ilus. Olgu, ma ei puutu seda enam. Imeline on alati Prantsusmaal neid seinakellasid näha. Neid on igal pool. Isegi nende boiler on selles toas. See tundub väga hiljuti. Ma pole varem näinud, et keegi paneks oma boileri söögituppa. Võib-olla nad ei kasutanud seda allkorrusel ja lihtsalt panid selle siia, aga need allkorrusel tunduvad vanemad kui need ülakorrusel. Tegelikult, jah, nii on. Sa näed seda hiljem. Isegi täielik Pariisi kaart on siin. Prantsusmaa. Prantsusmaa, aga kui ma ütlen, et Pariis on siin, siis see on Prantsusmaa. Muidugi tahan ma teid ka siia sisse viia, sest see on üsna huvitav. Nii et neil oli väike ruum, neil ei olnud maja all keldrit, aga siin oli neil väike kelder asjade hoidmiseks. Ja kohe selle kõrval on kõik pudelid, tühjad alkoholipudelid seisavad seal. See on väike panipaik maja jaoks. Siin on mõned väga vanad esemed, näiteks see hari, mis on tõenäoliselt käsitsi tehtud, nagu näha. Ja siin sees on isegi mõned moosipurgid maha jäetud. Vaata, kui hallitanud need on, see on ikka päris hull. Isegi mõned joogipudelid ja kõik muu seal all ikka veel. Okei. Tule minuga. Mulle tegelikult väga meeldib see maja. Vau, kas sa oled seda näinud? Jah, piibu kollektsioon. Piibu kollektsioon maja mehele või naisele. Vau, see on nii lahe, ma pole seda varem näinud. Ei, see ei ole. Ma märkasin seda alles nüüd, sina olid seda varem näinud. See on juba vana, jah. Vau, see on lahe.
ja nüüd jõuame alumise korruse viimasesse tuppa. see tuba ei ole nii ilus, aga siin on palju detaile. nagu näete, on voodi endiselt siin ja proua Shani käekott ripub ikka veel seal. ma nägin ka neid rõivaid siin lebamas ja siin on mitu samasugust rõivastust. Neil on ka nimi sees, nagu näete. Kas sa oskad sellest midagi välja lugeda? ei. Jah, nii et keegi töötas ettevõttes, kus oli neid kostüüme vaja. Ma ei tea, mis ettevõttes oli, aga see on maailmakaart, peaaegu kogu maailm. Paar asja jabu. Oh, mulle meeldib see, seda on vaevu näha. Aga see on nagu käsitsi maalitud. Jaa. Ma armastan seda mitsi, see on päris lahe. Isegi nende õmblustarved on siiani siin maas. Mul oli nende kohta küsimus, sest ma nägin neid, aga ma ei tea, mis need on. Need on nagu sõrmeotsad või midagi sellist, aga miks sa neid kasutaksid? Kasutad seda sõrme kaitsmiseks õmblemise ajal? Isegi poja passi koopia on ikka veel siin. Siin on kirjas Pierre seal ja ta on sündinud 1929 aastal, nii et Jean oli 21 aastane, kui ta oma poja sünnitas. Huvitav! Isegi suur piibel on siia maha jäetud. Vau, see on suur. Ja siin on meil kapp, palju nipsasjakesi, ämbliku võrgud, nagu näete seal. Vau! Tahtsin ka neid pilte näidata, need on selle pere 2 tüdrukut. Kas seal kuupäev? 1991. Nende nimed on isegi tavaküljen. Tõesti? See oli Claire ja see oli Valine. Jah, need on need tüdrukud, kes ikka ja jälle ilmuvad. Ja ta on tema poja 2 last. Täpselt. Sa saad selles majas nii palju asju teada. Ajaloo, mida võid leida fotoalbumist. See on uskumatu. Ja, me vaatasime ainult selle maja sees ringi, meil ei ole ühtegi välist allikat, et seda kinnitada. Ja mul on lihtsalt meeldib, kuidas me teeme seda iga kord. Jah, täitsa hull. Näitame teile maja väljaspoolt. Võtsin fotoalbumi kaasa õue, et näidata sulle veidi rohkem mälestusi, mis siin sees on. Me märgistasime mõned leheküljed, sest fotosid on lihtsalt liiga palju. Näitame sulle ainult parimaid, mis esindavad nende inimeste elu, kogu pereelu koos. See on tegelikult selle värava ees, eks? Ei, ma arvan, et see on siin põllu ees. Jah, seal ees. Vaata seda siin. See on siin maja ees. See on sillad, kus me alguses olime. Jah. Sild Majani. Nagu näed. See on nii lahe. Las ma näitan teile veel. Jah, neid on lihtsalt nii palju. Isegi autoga. See maja pole grammigi muutunud. Ei, nad hoidsid seda kõik need aastad samasugusena. Kas see pole mitte täiesti uskumatu? Ja siis on meil veel üks pilt, natuke kaugemalt. Jah, natuke rohkem. Raudteerajalt sillani. Ja siis on meil külgvaates pilt majast, nagu näete. See on raudteerajalt. Ma näitan teile veel ühte. Siin sees on see pilt. See on omamoodi eriline, näete, nad kõik istuvad seal koos. Nii hubaselt. Vau, ja see ongi see pink, just see sama pink, mida me seal näeme. Ja trepid. Ja ka trepid. See on nagu tagasivaade mineviku. Kindlasti. Ja sellest lähtuvalt tahan ma sind üles viia. Ma tahan sulle näidata maja ülemist osa. Ja me arvame, et nad kasutasid kõige rohkem just ülemist osa, vähemalt lõpus. Jah, ma arvan, et see oli ka üks viimaseid osi, mida ma kasutasin. Siin näed pilti kõikidest toolidest ja lauast. Kaev siin on siiani alles ja siis kaevu taga istusid kõik seal taga. Ja see pilt tehti ka siin. Jah, tal on isegi merisigas üles. See on nii armas. Jumal, vaatame, kas meil on veel üks. Nad kasutasid seda ka söögikohana kuumadel päevadel. See ongi siin, täpselt siin, enne kui see täielikult kinni kasvas. See ongi see
see on redel siin meie taga. Vaata redelit selle foto taga. See on ikka veel hea. Oh jumal, ma pole kunagi varem midagi sellist hüljatud kohast leidnud. Mitte sellist fotoalbumit nagu see, mille me leidsime. Vaata, need on laps. Oh jumal. Redel taustal, laud ja kõik muu. Isegi muruniiduk on siin väljas, see primitiivne muruniiduk, taimede all. Jumal küll. Ja see on see kaev, kust nad vett võtsid. Kaja, jah. See on üsna sügav, jah. See on päris sügav, sa näed vett seal. Väga sügav. Olgu, las ma viin sind maja sisse. Nii et see on üsna kummaline, et siin pole... Ei, lihtsalt natuke segamini. Aga ma segasin vahele, vabandust. Polu hullu. See on natuke kummaline, et siin pole ühendust alumise ja ülemise korruse vahel ja sellepärast me mõtlesimegi, et võib-olla elas siin 2 perekonda. Nagu näete, on siin köögiala, mis on väga segamini tuba, aga sellel on mõned ainulaadsed omadused, mida me kindlasti peame näitama. Siin näete külmkappi ja televiisorit ning kõik on endiselt siin alles. Uks tundub ka nagu see vajuks sisse. Ma mõtlen, et kaamera pealt ei ole seda näha. Aga 10 veinipudelid on seal ikka veel alles. Aga mis mulle kõige huvitavam tundub, on see pilt seal üleval. Ja see on John. Tema 92. sünnipäeva. Me nägime sama pilti ka fotoalbumis. Ja Polaroidil. Täpselt. Ja mul on ka paar pilti, mida ma tahan sulle selles toas näidata. Ei, see ei ole see tuba. Meil oli elutuba. Jaa, vabandust. Pole hullu. Anna mulle teada, kui leiad pildi enda taga olevas majas. Ma tahan näidata, et see on hoone. Kapis on kõik nende potid, pannid ja köögiriistad endiselt alles. Ja ka veel üks kraanikous ühes neist kappidest. See on veider. Siiski on siin üks pilt, mida ma tahan näidata. See on tegelikult Sean, kes tähistab igal aastal oma sünnipäeva just selles toas ja täpselt siin laua taga. Wow. Ja siin ta istuski. Ta hoidis alati oma kooki siin ja siis tähistas ta oma sünnipäeva koos perega. Mis kuupäev sellel kalendril on? See on 2018, nii et me võime kuupäevaga natuke eksida. Aga keegi on siin väga hiljuti käinud. Ma ikka veel ei saa aru, miks nad lihtsalt fotosid kaasa ei võta. Aga jah, ma ei tea. Ma arvan, et keegi lihtsalt elas siin ja hoolitses lõpuks tema maja eest. Ilmselt küll. See on kummaline. Vaata seda fotot siin. Siin on need 2 tüdrukut koos täiskasvanuna. Ilus foto Kamina Simsil. Wow. Ja nüüd näitame teile üht maja kõige muljet avaldavamat tuba. Milline segadus siin? Okei. Vaatame. Okei, ma proovin ka siia manööverdada. Kas sa saad aru, miks siin põrandal suvaliselt televiisor vedeleb? Vaata selle toa ilu. See oli nende peamine söögituba. Söögituba, elutuba. Olgu, ma panen pildid korraks siia alla, eks, ja siis näitame sulle kõigepealt kogu tuba. Ja, sest see on ilus tuba. Alustame siit diivaniga. Ilus punane diivan. Aga kes seal peal on muidugi üks väga ainulaadne ese. Ma ei tea, mis loom see on. Kas sul on aimu? Tõenäoliselt rebane või midagi sellist. Kas sa nägid neid liikuvaid silmi? Liikuvad silmad. Jah, see näeb lihtsalt nii totter välja. Ja siis on meil seal paar pilti või kujutist. Vau, see on temalt. Mis? Tõesti? Jean Villon? See on ilus. Vau. Ka väga vana pilt siin. 1917. Vau. See oli väga ammu. Ja see on ka väga ainulaadne ese. Siin toonurgas seisab nagu mannekeen, aga sellest on tehtud lambipost. Ma ei tahtnud seda oma maja. Jah, see paistab lihtsalt nii palju silma. Siin mannekeeni taga näed aga, et sein hakkab hallitama. Ja möödas on vaid 5 aastat, kui neid kalendreid uskuda. Jah, või ma mõtlen, maja on ilmselt juba lagunemas. Tõenäoliselt juba varem, jah. Aga keegi perest oli ilmselt õmbleja, sest et omada mannekeeni, kuhu riideid või kangast panna, ma mõtlen... Täpselt.
Ilus, klaveer. mis ikka veel teeb häält. Barris, Terrace and Courtild. Vau, mulle väga meeldib see. See on siiski veel väga heas seisukorras. Jah, tõesti, väga heas seisukorras. Isegi noodid on seal peal olemas. Isegi kellegi prillid on siin maas. Kas need pole mitte liiga väikesed? Jälle, nagu need Harry Potteri prillid. Harry Potter armastab neid. Pulmapilt 2 inimesest. Kas need võisid olla John ja tema abikaasa? Vau, me ei tea tema abikaasa kohta midagi. Tundub, et siin on merejalaväelane. Lahe, jälle palju nipsasjakesi. Talle meeldib igale poole väikseid kujukesi panna. See on ka päris muljetavaldav. See on ilus. Kas sa oled seda näinud? Siin on üks kuju, kellel on käsi ära ja nad panid käele plaastri. Mõnus esimene päev. Suusareis. See on hämmastav. Ja enne kui sa näitad seda kaminat, see on sama marmorist kamin, aga punane. Jah, tõesti ilus. Mulle meeldib see. Neil on alati majas erinevates kohtades erinevat värvi kaminad. Ja, et lisada veidi vaheldust. Ja täpselt, no ma vaatasin neid pilte siin, need on väga väikesed pildid, ma arvan, et ka väga vanad pildid ja ma ei tea, mida need kujutavad. Vaata seda. See näeb välja nagu Egiptus, nagu Giza püramiidid. Vau, issand jumal. Tagaküljel on terve kirjeldus. Need on nende inimeste nimed, ma usun. Võib-olla need on isegi puhkuse pildid. Jah, võib-olla küll. See näeb ilus välja. Ma pole neid väikseid pilte varem näinud. Tõenäoliselt saab negatiivi pealt pilte suuremaks teha, aga võib-olla olid need väikesed lihtsalt odavamad. Nagu näed, töötab Kaal siinpool endiselt. Vau, kõik need toimikud ja kõik muu on siin olemas. Ja ma arvan, et keegi selles majas võis olla seotud meditsiiniga, haiglaga või kusagil mujal. Ma ei ole siiski 100% kindel. See sama naine võis olla John pulmafotol. Siin on meil jälle pilt 2 naisest. Me näeme neid siin majas ikka ja jälle nende elu eri etappides. Jah, sa näed, kuidas nad üles kasvavad. Kell oleks pigem nahkhiire peal. Mulle meeldib ka see vaskpott siin taga, see on päris kena. Siis veel üks pilt mehest, kes seisab seal. Ma lihtsalt näitan neid klassipilte või kirikupilte. Ma usun, et need on tõesti lahedad. Tahtsin seda näidata. See on samuti sama kunstniku Jean Fignoni töö ja see võis olla pärit selle perekonna naiselt. Wow. Kas sul on aimu, mis see on? Jah, mul on. Ma arvan, et see on 1000 toos. Jaa. Vaata seda lauda, see on täiesti asju täis. Mulle meeldib see kast siin, kus sees on kõik need meditsiinitarbed. Vaata seda, kõik viaalid ja torud ja kõik muu on endiselt siin sees, isegi süstal, nagu näha. Klaasist süstal. Jaa, vau. Kas see on aspiriin? Metalist. Toorus. Ma pole seda kunagi näinud. Tänapäeval on kõik plastikus, isegi mõned aspiriinid on seal sees veel olemas. Vau. See on nii lahe. Siin on meil veel mõned vanad pildid alles, nagu näete, ratsutamine tol ajal. Need on seipia pildid, need peavad olema. Vau. Vaatame, kas siin on kuupäev peal. Sul on õigus, 1929. Ja see ei ole see maja, see on teine maja, nagu näha. Mis on seipia fotod? Seipia. Need on nagu sellised pruunid, oranžikad fotod hallide asemel. See meeldib mulle viigi rohkem. Siin ta on, seisab lennuk ees. 1936. Uskamatu. Mulle meeldib ka see fotokogu. Siia on jäänud veel 10 fotosid. Ma toon lihtsalt välja mõned neist, mis mulle tõesti meeldivad. Näiteks see siin, sellest noorest neiust. See siin on ka tõesti lahe. See näeb välja nagu üks neist piltidest, mida me just seinal nägime. Jah, täpselt. Siin on jälle üks neist, millel on ümber papist raam. Ja vaata seda siin. See on stiilne. Ma arvan, et see on nii lahe.
On küll, tõesti on. Ja vaata seda siin. Sellel on väga eriline kujutis. Siin on mees, kes läks jahile ja ta hoiab isegi jänest. jah, koos oma pojaga. Võib-olla. Milline kollektsioon, issand, see on nii ilus. ja neid on nii palju. Meil on mälestusi alates 19. sajandist kuni tänapäevani. Selle maja sees see on pöörane. me pole piltidega veel lõpetanud. Vaata siia, siin on veel üks väike perekonna kogumik. Ja siin üleval on tema ilmselt oma viimasel aastal. Seisab seal nagu näha. jälle maja taga. see on tegelikult üks viimaseid pilte fotoalbumis, nii et see võis olla üsna lõpus. Ilus ja siis siinpool kapp. Imeline kapp, kaunid nikerdused. pean ütlema, et mulle meeldivad alati need prantsuse nikerdused nendel prantsuse kapidel. Jah, see sees on ikka veel palju asju. Seal taga on paar taldrikut. Siin on veel mõned pildid muidugi. Mida sa siis ootasid? See mulle meeldib. see on lahe, aga natuke imelik. Ma ei tea. ma arvan, et keegi värvis selle üle. See näeb välja väga elav. jah, natuke liiga palju sinu moodi. Wow. Giid, Souvenir de Tourist, Chateau de See on tegelikult giidi raamat lossi külastamiseks vanast ajast. See on Jah, nii et see on ilmselt seletus sellest lossist. jah, võib-olla saadi see külastuse ajal või midagi sellist. Ma ei tunne seda chateau'd. kui ma ei eksi, siis ma arvan, et see on Saare Chateau. Kui leiab pildi, pane see lihtsalt ekraanile, kohe praegu. ma arvan, et see Marseille's on lihtsalt saar, millel on midagi keskaegse lossi taolist. Lubage meil teile selle koha kohta veidi ajalugu rääkida. Chateau d'If on kindlus, mis asub Marseille rannikust eemal. Hiljem kasutati seda Prantsusmaa ühe kurikuulsama vanglasaarena, kus hoiti poliitvange ja sõdureid ning mis sai tuntuks oma karmide tingimuste ja eraldatuse poolest. Viide Chateau d'Ifile selles majas tekitab kohe küsimusi. See ei ole juhuslik ese, vaid viitab isiklikule või ajaloolisele seosele. Kõige tõenäolisem seos on perekond. Sõjaväe ajalugu 5. jalaväerügemendil on sügavad juured Prantsuse sõjakäikudes, eriti Lõuna-Prantsusmaal. Marseille oli oluline strateegiline ja sõjaline piirkond. Chateau d'If oli mitmel konfliktiperioodil tihedalt seotud sõjalise võimu ja tähelepanuga. See seos asetab eseme selgemasse konteksti, mitte kui kaunistuse, vaid kui meeldetuletuse teenistuskohustusest või elu peatükist, mis on seotud Prantsusmaa sõjalise minevikuga. Sellised väikesed detailid aitavad lugu ja päris ajalugu paremini mõista. Kas see kõlab paremini? Palju suurem rahvuslik narratiiv. Mulle meeldib see teos väga. Nii et mida me praegu näinud oleme, on see, et need inimesed armastavad samuti väga ringi reisida. Seda näeb nii reisijuhist kui ka piltidelt. jah, kindlasti. Ja. Meil on siin pilt Seanist. Ta istus ilmselt seal toolil ja siis näeme taustal kappi. kas see on tütar? See on veel üks ilmselt 20. eluaastates. sa arvad, aga jah, see raamat on hämmastav. Siin istub ta köögis oma sünnipäevatordi ees, mille ta sai igal aastal. Nii armas. See on uskumatu. See on tõesti uskumatu. Siin näitab ta oma sünnipäevatorti juues. tundub, et tal on iga sünnipäeva kohta foto. Pere keskel. Sellega näitasime nende kogu elu ühes albumis. Ja see on midagi, mida me pole kunagi varem teinud. Mul on praegu väga emotsionaalne. Me nägime pilti tema elu viimasest kuust ja me nägime kogu maja ning iga üksikut mälestust. Ma tahan teid kõiki tänada, et vaatasite selle nädala videot. See oli uskumatu koht. Sellega seoses pange videole like, tellige kanal, kirjutage alla mõni tore kommentaar. Ja kirjelduses on ka mõned lingid, kuidas saate meid toetada ja aidata meil neid lugusid teieni tuua. Ma armastan teid väga ja näeme järgmisel nädalal uues imelises episoodis. Ma olen praegu natuke emotsionaalne, vabandust sõbrad, ma armastan teid.